Tere, mina olen Sandra, advokaadibüroos Sorainen ja tutvustan teile siis ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamise analüüsi. Analüüs tehti koostöös Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskusega ning koosnes 3 osast. Esimene osa käsitles siis küsimust, et kas meil on vaja teha Eesti õiguses muudatusi selleks, et viia ellu digitaliseerimisega seonduvaid lahendusi ning kuidas me saaksime õigusega soodustada ehitusvaldkonna digitaliseerimist. Analüüsi teine ja 3. osa, mida ma käsitlen tänases teises loenguplokis, keskendusid siis eelkõige ehitusseadustiku rakendusprobleemidele. Aga esmalt siis digitaliseerimise juurde. Analüüsi üldised lähtekohad on siis seotud küsimusega, et kas me peame õigusruumi muutma seoses digitaliseerimisega ja mis on meil täna juba olemas. Seoses sellega vaatasime, et kuidas avalikustatakse teavet, mis on riigi käes, vaatasime, mis on kohustuslikult avalikustatav teave ning kas on andmeid, mida me ehitusvaldkonnas peaksime avalikustamise eest kaitsma. Ehk siis kas meil on juurdepääsupiiranguga teavet või hoopis teavet, millele ligipääs on väga reglementeeritud, nagu riigisaladusega kaitstavat teavet. Võrdlesime ehitistega seonduva informatsiooni avalikustamist kinnistusraamatu õigusega, sellepärast et see on üks hästi töötav süsteem, kus avalikkusel on võimalik saada palju informatsiooni kinnisasja kohta. Ning hindasime ka siis riske ja mõjusid, mis kaasnevad avalikustamisega. See tähendab seda, et mis saaks siis, kui me jääme tänase süsteemi juurde ning millised riskid kaasnevad sellega, kui me läheksime üle uuele süsteemile, kus valdavalt oleksid ehitusvaldkonnaga seonduvad andmed digitaliseeritud. Nüüd ma tahaksin rääkida ehitise elukaarest, sellepärast, et ehitise elukaar on see kontseptsioon, mis iseloomustab ehitise sündi, kui nii võib öelda, ja ehitise siis lõppemist või siis lammutamist. Ehitise elukaarel on palju osapooli ja seal liigub informatsioon, millest on huvitatud nii avalik kui erasektor. Ma näitan ka, mis me elukaare all silmas pidasime ja milline informatsioon seal täna liigub. Ehitise elukaare etappidena võib käsitleda ehitise kavandamist, projekteerimist, ehitamist, kasutamist, siis kinnisasja müüki ja kõige lõpuks selle lammutamist. Et see pilt iseloomustab täna olemasolevat olukorda. Ehk nagu on näha, siis tänane süsteem on väga dokumendipõhine. Selleks, et seda ehitise elukaarel olevat informatsiooni efektiivsemalt kasutada, oleks kindlasti mõistlik liikuda andmepõhisemale süsteemile, kus dokumentides sisalduvad andmed oleksid vabalt kasutatavad erinevates ehitise elukaare etappides. Nagu see pildilt näha, siis laias laastus võib öelda, et asja omanik ja avalik võim on huvitatud ehitise elukaare kogu aja vältel saamaks siis teavet selle ehitise kohta. Samas erasektori esindajad, valdavalt siis projekteerijad või ehitajad, huvituvad sellest informatsioonist selles etapis, kus on nende töölõigud. Avaliku sektori jaoks on oluline näiteks pääste ja ohutuse seisukohast ka kasutuses oleva ehitise kohta käiv informatsioon selleks, et tagada ohu realiseerimisel kiire reageerimise võimalus. Me uurisime seda, et kus ja kuidas seda informatsiooni siis ehitise elukaarel hoitakse ja ilmnes, et palju informatsiooni on küll EHR-is, kuid väga palju informatsiooni on laiali erinevates andmekogudes või suisa haldusorganite kodulehtedel või dokumendiregistrites. Et see kindlasti ei ole viis, kuidas tagada, et meil oleks terviklik ülevaade olemasoleva ehitise kohta käiva informatsiooni kohta.
seoses e-ehituse platvormi loomisega kindlasti on võimalik seda kättesaadavust teha paremaks ja tulevikuvisioon oleks, et inimene saaks ühest kohast kogu informatsiooni, mida tal on ehitise kohta vaja. Nüüd edasi, mis on nende andmetega või siis dokumentidega, nagu ma teile just näitasin, seonduv õigusraamistik ja siin on siis ka see vastus küsimusele, et kas me peame seoses digitaliseerimisega õigusruumi muutma. Valdavalt seda valdkonda reguleerivad avaliku teabeõigus ning isikuandmete kaitseõigus ja sealt võivad tulla siis ka erinevad piirangud teabe avalikustamiseks. Kuna ehitusregistris sisalduv teave on valdavalt avalik, siis tasuks ka täpsustada, et avalikustamine jaguneb erinevatel viisidel avalikustamiseks. Näiteks on meil kohustuslikult avalikustatav teave, nagu ehitiste kohta käivad ettekirjutused, näiteks siis, kui ehitised ei vasta nõuetele. See on samas näiteks kinnisasja ostja jaoks väga oluline informatsioon, mida ta tahaks efektiivselt ja kiiresti saada ja soovitavalt ühest kohast siis ehk ehitusregistrist. Aktiivselt avalikustatav informatsioon on see, mille me saame ehitusregistrisse minnes kohe kätte. Samas passiivselt avalikustatav informatsiooni kohta peame me tegema teabenõude. Kui ei esine juurdepääsu piiranguid, siis teave tuleb avalikustada. Nüüd ma näitan siin lühidalt ka skeemi, et kuidas see avalikustamine siis meie hinnangul võiks käia ja mida peaks kaaluma. Juurdepääsu piirangute kohta peaks ütlema seda, et need ei ole absoluutsed, vaid need on siis igakordselt kaalutletavad. Siin on erinev loetelu siis juurdepääsu piirangutest, mis ehitusvaldkonnas on asjakohased. Näiteks keskkonnaalane teave. Keskkonnaalane teave siis puudutab seda, et ega me ehitamise käigus ei kahjusta mõnda kaitsealust liiki või ehita talle liiga lähedale. Erasektoril on kindlasti küsimused ärisaladuse kaitse kohta, et kui ehitise ehitamisel või ehitise sees kasutatakse mõnda uudset tehnoloogiat, mille detaile ei soovita avalikustada, siis ka see on tegelikult teave, mida peab kaitsma. Ning huvitav kategooria on kindlasti riigikaitseline objekt, mille alla lähevad ka näiteks elutähtsa teenuse osutamisega seonduvad ehitised, nagu on elekter, vesi ja gaasiga varustamine. Et sellel skeemilt on näha, et iga juurdepääsu piiranga juures on võimalik kaaluda või seaduses näha ette erandeid, millal seda teavet siiski saab töödelda. Näiteks kui see on oluline ehitise lähedale teise ehitise kavandamisel. Aga üldiselt siis pigem on ehitusvaldkonnas andmed avalikud ja igaühel on õigus neid siis pärida erinevate teabepäringute kaudu, mis on ka siin slaidil toodud. Nüüd see on siis ka juurdepääsuga seonduv skeem, aga et selles vaates, et kui tulevikus EHR-i sisse logida, et siis milline teave selle kaudu võiks olla näha. Et siin on lisandunud selline kategooria nagu kinnisasja omanik, kellel siis peaks olema ka rohkem juurdepääsu kui avalikul tema ehitise kohta käivate andmete kohta. Peaks olema eraldi vaade menetlusosalisel, kes on näiteks ehitatava ehitise naaber, et mis on täpsemalt siis selle ehitise kavandamisega seonduvad detailid. Ja täiesti eraldi kategooria on siis menetleja, kellel peaks olema kogu asjakohane informatsioon selle ehitise kohta. Nüüd kiirelt veel räägiksin sellest, et ehitusvaldkonna digitaliseerimine on kindlasti hea, sellepärast, et kui meil on rohkem informatsiooni olemasoleva ehitatud keskkonna kohta, siis saame ka kiiremini jõuda selleni, et milline meie kavandatav ehitis olla võiks või kas ta üldse sobib vastavasse asukohta. Täna on kogu vastav teave kättesaadav, ei saa öelda, et meil oleksid õiguslikult suured probleemid. Küll aga on selle teabe kättesaadavus väga ebamugav ning kes informatsiooni otsib, peab olema
väga informeeritud sellest, millised dokumendid üldse võiksid olemas olla. Nüüd olemasoleva süsteemi säilimisel kindlasti on küsimus ka andmekvaliteedis, et kui me andmekvaliteet ei paranda, siis meil on küll andmed olemas, aga nendele tugineda ei saa, sellepärast et nad ei ole aja või asjakohased. Ehk digitaliseerimine annaks võimaluse lihtsamini olemasolevaid andmeid ka ajakohaseks muuta, kui näiteks kasutada siis mudelit ehitustegevuse aluseks. Nüüd aga riskid ja mõju, kui võtta uued lahendused kasutusele, on järgnevad, et kui minna üle uuele süsteemile on alati küsimus ülemineku ajas. See tähendab seda, et tuleb koolitada, tuleb tagada, et ehitusloa menetlejad oskaksid kasutada uut süsteemi, tagaksid siis selle andmete aja ja asjakohasuse ning et oleks ka rahalisi ressursse neid uusi süsteeme rakendada, sest kindlasti sellel hetkel, kui tuleb need kasutusele võtta, tuleb teha ka kulutusi uute tarkvarade kasutamiseks. Pikemas perspektiivis ja sellest räägib kindlasti järgnev loeng, on digilahenduste kasutuselevõtt kindlasti positiivne, sellepärast et see kokkuhoid, mis tekib asjakohaste andmete kasutamisest, kiirest juurdepääsust nendele andmetele on oluliselt siis suurem kui see kulutus, ühekordne kulutus võib olla, mida teha selle süsteemi kasutusele võtuks. Nüüd ma näen, et meil on jäänud paar minutit siin selle digitaliseerimise loengu lõpuni, et ma saan aru, et keegi ei ole küsinud midagi selle teema kohta. Et siis ma jätkaks meie teise loengu osaga, mis puudutab siis ehitusseadustiku revisjoni. Ka siin pöörasime tähelepanu sellele, et pöörasime tähelepanu digitaliseerimisele, aga siis selle kaudu, et uurisime kohalike omavalitsuste ja siis ka valitsusasutuste käest, mis on olnud peamised probleemid ehitusseadustiku rakendamisel. Nagu Ivo ütles, siis ehitusseadustik on kehtinud nüüdseks üle 5 aasta koos uue planeerimisseadusega ja rakendamise käigus on kindlasti tekkinud mitmeid küsimusi just tõlgendamise vaates, aga ka lihtsalt selle vaates, et elu areneb edasi, tekivad uued ehitise liigid näiteks. Nii et on igati asjakohane võtta arvesse siis praktikas toimunud muudatusi ja vajadusel kajastada neid ka õigusaktis. Me ei soovinud muudatusi teha eelkõige õiguslikena, sellepärast et paljud rakenduslikud probleemid on ületatavad kas täiendava selgitamisega, juhenditega, ühtse praktika kujundamise või siis ka tehnilise lahendusega. Nüüd ma räägiksin edasi siis, mis need rakenduslikud probleemid konkreetsemalt olid, mis peamiselt üles kerkisid, mida siis toodi välja erinevate intervjuude käigus. Esimene küsimus on ehitusseadustiku kohaldamisala ja selle seadustiku kohaldamine vabale ehitustegevusele. Ehitusseadustikuga siis tehti selgemaks põhimõte, et reeglina võib igaüks ehitada nii, nagu ta soovib, välja arvatud siis, kui seadusega on sellele sätestatud piirangud. Ehk see tuleneb siis omandipõhiõiguse ja ehitusvabaduse sellisest põhiseaduslikust kontseptsioonist. Praktikas on aga see läinud oma teed, see areng vaba ehitustegevuse valdkonnas ja on tekkinud arusaam, et vaba ehitustegevus tähendab, et mitte mingisuguseid reegleid ei tule järgida. See ei ole õige.
et ka väikeehitiste või siis loe- ja teavituskohustuse alla mitte minevate ehitiste puhul tuleb järgida ehitusseadustiku üldnõudeid ja nõudeid ehitisele ja ehitamisele. Et nad on siiski ehitised ja kõik vastavad nõuded on olulised. Et mida siin vaba ehitustegevuse puhul probleemina välja tuua, on näiteks ehitamine erinevatesse kaitsevöönditesse. Et ka väikeehitiste ehitamine teekaitsevööndisse või siis elektri, gaasi ja sideehitiste kaitsevööndisse on siiski keelatud, sellepärast et see keeld tuleneb otse seadusest. Väikeehitised ja küttekehad on üks probleem, mida toodi intervjuude käigus välja. See tähendab siis seda, et väikeehitis nagu aiamaja, kus on ahi või grill või mis iganes muu küttekeha, on potentsiaalselt tuleohtlik ehitis ja tegelikult tuleks siis ehitisele esitatavaid tuleohutusnõudeid järgida. Kui kohalik omavalitsus ei kontrolli, ei tähenda see seda, et omanik ei peaks vastutama või teadvustama neid nõudeid. Et üks võimalus seda küsimust lahendada on osa vaba ehitustegevust ikkagi panna teavituskohustuse alla, näiteks küttekehadega seonduvalt. Teine variant on siis anda omanikule just selle eelnevalt käsitletud teema kaudu e-ehitise platvormil täiendavat või rohkemat informatsiooni selle kohta, et mis tema kinnisasjaga seonduvad kitsendused on. See tähendab siis seda, et ta võiks näha, kuhu ta saab oma ehitise paigutada, ehk need kaitsevööndid ja kõik asjad oleksid siis selgelt välja toodud. Olulised on ka erivaldkondadest tulenevad nõuded vabale ehitustegevusele, näiteks looduskaitseseadusest tulenevad nõuded, et ehituskeeluvööndisse ei saa ehitada. Ka see peaks olema e-ehituse platvormil kajastatud. Teine teema, mis tõusetus ehitusseadustiku kohaldamise alaga seonduvalt, on avalik-õiguslik ehitusõigus, see tähendab nõuded avaliku korra ja ohutuse tagamiseks ning omanike vahelised suhted. Ja siin oli ka päris palju kohtupraktikat. Ehitusseadustikuga kehtestati põhimõte, et ehitusseadustik asjaõiguslikke suhteid ei reguleeri, seda peavad suutma omanikud teha oma vahel. Naabrid omanikena küll kaasatakse näiteks loamenetlusse ja nad saavad esitada oma arvamuse, aga see ei tähenda, et kohalik omavalitsus ei võiks teisiti otsustada, kui naabri seisukoht ei ole põhjendatud. Aga siiski on tänu ilmselt varasemale korrale päris palju neid naabrite vahelisi asjaõiguslikke küsimusi siiski jõudnud ehitusõiguse alastesse vaidlustesse, aga seal on kohus siis ikkagi korduvalt kinnitanud, et omanikud peavad neid suhteid suutma omavahel lahendada. Nüüd edasi. Mis on veel praktilised probleemid ja murekohad? Näiteks on siin üldnõuete kohaldamine ja eelkõige tõusetus küsimus ehitamisele esitatavate nõuete kohaldamisest. Ja seal on siis probleemide ring järgnev, et ehitis peab vastama planeeringule ja maa kasutamise sihtotstarbele. Nüüd meil on igasugu ehitisi, need samad väikeehitised alla 20 ruutmeetrise ehitisaluse pinnaga. Meil on ajutisi ehitisi, ehituslikke komplekse ja ehitustooteid, mille üle isegi võib vaielda, kas need on ehitised või mitte. Ja nüüd on küsimus, et kas kõik need väiksed pudinad asjad siis peavad vastama olemasolevatele planeeringutele. Ehitusseadustiku paragrahv 12 lõige 2 alusel tõesti see reegel selline on. Samas on meil Riigikohtu praktika, mis lubab siis teha kõrvalekaldeid näiteks maa kasutamise sihtotstarbele vastavast kasutamisest. Ehk siin on mõttekoht eelkõige kohalikele omavalitsustele, kuidas uutes üldplaneeringutes näha ette planeeringutele vastavus, kas seal sees on maakasutuse vaates teatud paindlikkus, kas juba ette ära öelda, et paindlikkus on näiteks ajutiste ehitiste või väikeehitiste osas. Et tänane süsteem tundub olevat liiga jäik,
sellepärast, et need jäigad reeglid, et peab vastama kindlasti olemasolevatele planeeringutele, ei taga seda, et ma täna soovin ehitada ajutise ehitise ja võib-olla 2 kuu pärast juba selle lammutada, eks ju. Et miks siin viia läbi planeerimismenetlust. Nüüd edasi. Veel tekitas küsimust nõuded kasutamisele ja siin ma lihtsalt mainiksin ära ohutuse, et ehitis ei tohi siis põhjustada ohtu ka teistele ehitistele või ümbritsevale. Et kuigi see on kaudselt tuletatav, siis on tekkinud erinevaid kaasusi, kus mitte tavapärasel viisil ehitise ohutused, näiteks et ta ei variseks või ei oleks siis ohtlik vahetult ümbritsevale, tegelikult ehitis üleüldiselt ei tohiks siis ümbritsevale ohtu põhjustada, näiteks keskkonnaalaselt. Nüüd nõuete poole pealt tasuks veel välja tuua omaniku järelevalve osas antud tagasiside ja siis nõuded omaniku järelevalve teostamisele. Et omaniku järelevalve teadupärast peaks siis olema igal ehitusloo kohustuslikul ehitisel, välja arvatud olukorras, kus inimene ehitab iseendale. Et on tehtud ka ettepanek, et see iseendale ehitamine piiritleda füüsilise isikuga. Et tänases seaduses on siis võimalik ka tõlgendada nii, et juriidilised isikud võivad iseendale ehitada, mis võimaldab teatud möödaminekut näiteks pädevusnõuetest. Nüüd omaniku järelevalve, kuigi see on väga selgelt öeldud, et ta peab olema sõltumatu siis projekteerijast ja ehitajast, siis praktikas see nii selge ei ole, et selle ma kordaksin ka üle. Nüüd edasi. Mis veel üldküsimusest olid probleemid? Üks suur küsimus oli hoone ja rajatise eristamine, et millel ikkagi on ehitisel siseruum ja millel ei ole. Intervjuude käigus tulid välja väga huvitavad asjaolud. Nimelt on siis selline tõlgendus, et hoone ei ole siseruumiga rajatis, kuhu sisse ei mahu. Ja tõepoolest, kui sa ei saa siseruumi kasutada, siis on küsimus, et kas seal siis on siseruum. Ja selline vaidlus oli tekkinud näiteks alajaamade osas, mis olid siis piisavalt pisikesed, nii et inimesed sinna sisse ei saanud. Teine küsimus hoone ja rajatise eristamisel on see, et kui üks sein on eemaldatav, et kas seal tekib siis siseruum või mitte. Ja siin me analüüsis siis tõime ühe võimaliku lähenemise sellele küsimusele, et kui siseruum ei ole püsiv või ei ole soovitud tegelikult siseruumi tekitada, mida siis kasutada asjade hoidmiseks või siis elamiseks või mõnel muul sellisel funktsioonil, et siis ei ole tegu hoonega. Ja miks ei peaks olema tegu hoonega? Põhjus on see, et hoonele on näiteks planeerimisvaldkonnas, aga ka projekteerimistingimustega esitatud oluliselt rohkem nõudeid. Et asja hoone või rajatiseks kvalifitseerimisel peaks alati arvestama ka sellega, et kas peab hakkama kohaldama planeerimisseadust. Küll aga kui rajatis ehitatakse ümber siseruumiga hooneks, näiteks avatud lehtlast aias saab kinnine puukuur, et siis on küsimus, et on tekkinud tegelikult uus hoone ja et kas see ümber ehitamine planeeringulises kontekstis oli lubatud. Sest ka teatud kohalikes omavalitsustes on siis väikehooned ehitusprotsendi sisse loetavad või siis on piiratud nende väikeehitiste arvu. Nüüd edasi tekitas küsimusi, et kas me peaksime reguleerima ajutist ehitist ja ehituslikku kompleksi. Ajutine ehitis siis kipub olema pigem alaline ja on siis kaotanud oma mõtte. Praegu ei ole tehtud ettepanekut, et ajutist ehitist kaotada, sest et ehitusprotsessiga seonduvalt on siiski ajutisi ehitisi vaja. Küll aga ehituslik kompleks on kohtupraktikas omandanud hoopis teistsuguse tähenduse, kui ta oleks pidanud olema ja seda mõistet tundub, et praktikas vaja ei ole. Nüüd ma kiiresti räägiksin veel ehitamisest, kus eelkõige toodi välja ümberehitamise
selle seoste osas lammutamise ja osa asendamisega samaväärsega. Et praktikas tekitab siis probleeme, et ümberehitamine tihtipeale siis muundub tegevuseks, kus ehitis lammutatakse täielikult, ehitatakse selle asemele olemuslikult teistsugune asi ja seda veel takkapihta laiendatakse 33%, et see kindlasti ei ole siis seaduse mõte. Et ümberehitamist lammutamisest võiks siis eristada nii, et kui asja eesmärk on, et ehitist enam ei ole, siis on tegu lammutamisega. Ja kui asi lakkab eksisteerimast samal viisil, nagu ta enne oli, siis järelikult teda ei ole, ehk toimus lammutamine. Ja ütleme, hoonete ehituse kontekstis on siis ka planeerimiskohustus, kui sa soovid uut ja teistsugust asja ehitada. Nüüd aga ümberehitamine ja osa asendamine samaväärsega, et palju oli küsimusi materjalide asendamise kohta, et kas see on ümberehitamine. Ümberehitamise mõiste üks osa on oluline muudatus, ehk sõltub väga palju materjalide olemusest, kas see muudab ehitist olemuslikult. Kui ta avaldab mõju kande egastavatele konstruktsioonidele, siis ilmselgelt peaks tegema ehitusprojekti ehk käsitlema seda ümberehitamisena. Ehitusseadustiku eriosade mõisted vajavad kindlasti ülevaatamist, sellepärast, et siin on probleemid seaduses sätestatud mõistega, loamenetluse tabeliga ning kasutusotstarvete loeteluga. Et siin tuleb iga üksik eriehitis tegelikult siis üle vaadata ja otsustada, milline mõiste siis jääb ja kuidas me nendele teemadele läheneme. Edasi, projekteerimistingimused oli üks suurem teemaplokk, kus oli palju probleeme ja ma mainiksin siit ära ehitusseadustiku paragrahv 27, kus on palju probleeme, et milliseid tingimusi saab projekteerimistingimustega reguleerida. Siin ilmselt tuleks teha ka lisaanalüüs ja võrrelda neid olemasolevaid tingimusi detailplaneeringu ülesannetega ja otsustada, et kas projekteerimistingimused on selline instrument, millega me võime detailplaneeringu vähem olulisi tingimusi muuta või täpsustada. Lisaks tuleks otsustada, kas projekteerimistingimused on selline instrument, mis ühe korra täpsustab ette antud detailplaneeringu tingimusi, kuid detailplaneering järgmisel korral on ikkagi realiseeritav nii, nagu ta algselt kehtestati. Ehk siin on ka võimalik erinev lähenemine. Projekteerimistingimused nii-öelda ajaasustuses või siis olukorras, kus detaili ei ole, on olnud küsimus, et kas me peaks rakendama seda ka hoone ümberehitamisele, et näiteks suurte kortermajade energiatõhususest tulenevad rekonstrueerimised võib-olla vajaksid projekteerimistingimusi, ehk ka selline ettepanek on tehtud. Nüüd üks uus asi, mida seaduses ei ole, on projekteerimistingimuste elluviimine, et siin on analoogia seoses detailplaneeringuga, ehk peaks kaaluma, kas peaks olema ka projekteerimistingimuste elluviimise haldusleping, sellepärast et detailplaneeringut ju igas kohas teha ei ole vaja. Samas kohustuste üleandmist või kohustuste omavahelisi suhteid näiteks riigi ja KOV-i vahel peaks saama reguleerida. Teavituse ja loamenetlus. Teavituse ja loamenetluse raames oli jätkuvalt üks suuremaid probleeme teavitus ja loamenetlusele kuluva aeg. Et see on igikestev probleem ja ma arvan, et siin ei aita tähtaegade pikemaks tegemine, vaid siin aitab see sama digitaliseerimine. Ehk et kui meil on parem, asjalikum, ajakohasem informatsioon, mida me oleme saanud enne loataotluse esitamist töödelda, siis on lootus, et ka selles loataotluses on vähem vigu, mis tähendab seda, et nende vigade parandamisele ei kulu nii palju aega ja menetlus on võimalik läbi viia 30 päeva jooksul ehk mõistliku aja jooksul. Analüüsi osa on ka siis välja võtta erinevates kohalikes omavalitsuses toimuvatest loamenetlustest ja nende ajast. Et kahjuks on nii, et suurtes linnalistes kohalikes omavalitsustes võtavad jätkuvalt menetlused väga kaua aega ja teistes väiksemates ei ole 30 päeva probleem, et siin ühisosa leida on väga raske. Loa- ja teavitusmenetluse juures ma tahaksin ära mainida ka selle,
et on soovitud siis, et täpsemalt reguleeritakse ehitus- ja kasutusloa peatamist või muutmist. Et see ettepanek on tehtud järelevalvemeedete juures, et ebaseadusliku ehitustegevuse puhul ei peaks kohe ebaseaduslikku ehitist lammutama, vaid võimalus oleks ka siis ehitustegevus peatada ja et selleks oleksid siis selgemad alused. See on siis ka siin slaidil. Riikliku ja haldusjärelevalve vaates on olnud praktikas küsimusi, et kuidas piiritleda erinevat järelevalve pädevust, kas saab nõuda järelevalvemenetluse algatamist ja kas meil peaks olema täiendavad meetmed ehitustegevusse sekkumiseks. Et erinevatel järelevalveasutustel on siis erinevad meetmed, millega nad sekkuda saavad. Ja üks suur probleem on ebaseaduslike ehitiste lammutamine või siis ettekirjutuse tegemine nende ümberehitamiseks, sest ümberehitamine võib eeldada ehitise lammutamist. Ehk siis on pakutud välja, et mis võiksid need alused olla, et millal võiks saada siis osaliselt lammutada või nõuda ümberehitamist. Ja kui täna on see alus olulise või kõrgendatud ohu tekitamine, siis seda taset võiks natukene allapoole lasta ja rääkida siis ehitise olulistest tehnilistest tingimustest, näiteks nagu kui on tehtud olulisi muudatusi seoses konstruktsioonidega, iseenesest see ei pruugi olla üldse ohtlik, aga see võib tugevalt häirida naabreid või põhjustada siis muid erinevaid häiringuid. Et lähtuda siis nendest alustest, mis on toodud ehitusloa kehtetuks tunnistamise sätte juures, kus on ka loetletud olulised muudatused. Ja üks oluline muudatus näiteks võib olla ka kasutusotstarbe muutmine, mis on siin olnud siis päevakajaline teema, et kuidas ma võin oma ehitist kasutada, et kas ma võin teisel otstarbel kasutada, näiteks korteris pidada lasteaeda. Siis üks teema on veel üksikakti järelevalve, see puudutab siis küsimust, et kas mõnel riigiasutusel võiks olla pädevus sekkuda kohaliku omavalitsuse poolt antavatesse ehitus- ja kasutuslubadesse. Olukorras, kus kaalukausil on näiteks olulised riiklikud huvid. Nagu ma mainisin, siis ehitise definitsioonid on eri osade vaates segased. See tähendab seda, et kui korrastada ehitusseadustiku lisasid, tuleks korrastada ehitise kasutusotstarbeid ja definitsioone siis seadustes. Et see on üks suur töö, mis peaks sellest analüüsist edasi minema, et see ehitusseadustiku lisad, see tähendab siis loa ja teavitusmenetluse tabelid oleksid selgemini arusaadavad ja et me saaksime neid ka täiendada siis puuduolevate ehitistega. Et analüüsi raames selgus näiteks, et tabelist on täna puudu põllumajandusega seonduvad ehitised, aga ka mitmed veeehitised, näiteks tiigid. Mingid ehitised on küll loamenetluse tabelis, aga näiteks ei ole kasutusotstarvete loetelus. Kui tahta muuta ehitise kasutusotstarvet, et mida siis peaks tegema ja kas tegu on siis üldse kasutusotstarbe muutmisega, et siin on suured seosed ka maakatastri seadusega ehk maa kasutamise sihtotstarvete ning kogu planeerimissüsteemiga. Ühesõnaga, see oli siis kiire ülevaade ehitusseadustiku erinevatest probleemidest, analüüs on väga mahukas, nii et seda siin kiiresti kokku võtta oli päris keeruline. Loodetavasti siis asjahuvilised leiavad erinevatele praktilistele probleemidele selgitused ja ka kohtupraktika viite siis sellest analüüsist. Aitäh!